paari sõnaga räägin meie tänasest kavast. Et kõigepealt me siis räägime Istanbuli konventsiooni artiklist 15, mis on pühendatud spetsialistide koolitusele ja kus siis põhiettekande teebki Ülle-Marike Papp. Siis räägime spetsiaalsetest tugiteenustest, mis on äärmiselt oluline teema meil Eestis. Ja peale lõunat peatume eestkostel külastamisõigusel ja turvalisuse temaatikal ehk Istanbuli konventsiooni artiklil 31. Ja tahan öelda, et ma väga loodan, et me läbi selle aasta jõuame käsitleda ka veel mitmeid teisi olulisi artikleid, sest mis on selle eesmärgiks, et neist rääkida. Eesti Naisteühenduste Ümarlaud on ära tõlkinud Istanbuli konventsiooni seletuskirja, et ikkagi selgitada, mida need sätted tähendavad, sest ei piisa ju ainult sellest, kui me teame, et riik on ühinenud, on ratifitseerinud, siis me paneme selle dokumendi sahtlisse ja tuletame teda meelde alles siis aastate pärast, kui tuleb aeg kirjutada riigiraportit, siis natuke aega sellest räägime ja siis unustame ta jälle turvaliselt ära, sest kahjuks just nii on meil juhtunud selle CEDAW konventsiooniga ehk naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooniga, millest me rääkisime novembrikuisel kokkusaamisel. Aga ma siin loodan väga teie kõigi abile, et kõigepealt rääkida selle konventsiooni tegelikust sisust, tutvustada seda, et see ei ole lihtsalt tükk paberit või sümboolne allkiri, et me saaksime öelda, et me kuulume inimõigusi austavate riikide klubisse, vaid see tähendab riigi hoolsuskohustust ja see tähendab kohustusi kogu ühiskonnale. No just see, millest eile ka president rääkis. Ja miks teeme seda meie Eesti Naisteühenduste Ümarlaud? Me oleme läbi aastate pühendanud oma jõud sellele, et Eestis naistevastase vägivalla teema oleks aktuaalne. Meie eestvõttel said rajatud kõikidesse maakondadesse naiste tugikeskused. Me oleme ka sellesama Istanbuli konventsiooni alates selle vastuvõtmisest tõlkisime ta eesti keelde ja oleme teda tutvustanud riigiametnikele ja kõikvõimalikele teistele asjaosalistele, kes võiksid ja peaksid seda teemat teadma. Ja sel aastal ma tõesti loodan teie kõigi abile, et seda teemat järjest hoida üleval, et see jääks ainult pelgalt mõnede poliitikute niisuguseks eneseupitamise võimaluseks, et me toetame Istanbuli konventsiooni, aga kui asi läheb praktiliste tegudeni, siis unustatakse selle konventsiooni sisu päriselt ära. Nii, aga soovin teile kõikidele sisukat päeva ja nüüd uuesti Ülle-Marike. Ja mina soovin ka kõigile veel ilusat aastapäeva meenutusi. Meil on veel aega tualetti ja kõike vaadata tükk aega pärast tänast päeva. Ja ma katsun siis veerand tunni jooksul anda väikese ülevaate, et ma praegu vaatasin, et 20 minutit, et mul on nagu väga suur ja lai pealkiri, et ma pühendun rohkem niisugusele ühele artiklile, kus on räägitud siis spetsialistide koolitamisest ja kõik ilmselt teavad, et see Istanbuli konventsioon puudutab 3 suurt valdkonda: naistevastase ja perevägivalla ennetamist, ohvrite kaitset ja kurjategijate karistamist. Ja loomulikult igasugune niisugune riiklike kohustuste täitmine eeldab seda, et ka teatakse, milles need kohustused on, kuidas neid täita tuleb, mille nimel neid täita tuleb. Nii et seal on ka muud artiklid, mis räägivad sellest, et tuleb muuta soorolle. Muidu ma ei oska öelda, miks mehed ei taha abi otsida, kui nad tunnevad, et nad on vägivaldsed.
eraldi peatükk on, et tuleb tõsta elanikkonna teadlikkust, millega nüüd ENÜ on tegelenud minu meelest kõik viimased aastakümned ja tuleb luua konkreetseid õppematerjale, mida meil natuke ka on tehtud. Aga siis see artikkel 15 puudutab neid spetsialiste, kes võivad ohvritega kokku puutuda oma tegevuses või oma ametkonna tegevuses. See ametkondade loetelu on täpselt sama kirju nagu see pilt siin all ja ma ei hakka sellepärast lihtsalt aega raiskama. Nii et see hakkab õigusvaldkonnast ja julgeoleku, politseinike, kriminaalhooldusametnikest kuni tegelikult siis, ma ei tea, ametiühingu esindajateni välja, rääkimata poliitikakujundajatest. Ja loomulikult kõik te teate, et see naistevastase vägivalla ja perevägivalla probleemide ring on äärmiselt suur ja äärmiselt lai. Ta on nii majanduslik küsimus kui tervise küsimus, ta on sotsiaalkaitsega seotud küsimus, ta on sotsiaaldemograafiline küsimus, puudutab vahetult seda, missugune on Eestis sündivus. Ta on ka inimsuhete küsimus, mida nagu vist kõige rohkem välja tuuakse, aga ta puudutab ka õiguse ja karistusseadustiku ja muid küsimusi. Aga niisugune keskne telg on ikkagi inimõiguste ja soolise ebavõrdsuse küsimus, sest ta rikub seda inimeste põhiõigust elule, inimeste põhiõigust turvalisele elule, vabadusele, ilma kontrollita elamisele, võrdsusele, väärikusele ja loomulikult siis niisugusele emotsionaalsele puutumatusele ehk heaolule. Ja inimõiguse tagamisega tegelevad meil kindlad ametkonnad, vähemalt Lääne-Euroopas on niimoodi, et see on siis õigusvaldkonna politseinikud, tervishoiutöötajad, sotsiaal- ja haridustöötajad. Ja 2014. aastal tegin ma niisuguse suhteliselt põhjaliku analüüsi Eesti kõrgkoolide õppeinfosüsteemidele, kus on ära kirjeldatud see, et milliseid õppeaineid õpetatakse, mis on nende õppeainete väljundid, milliseid teemasid käsitletakse ja püüdes siis välja selgitada, et kuidas meil see olukord on. Nüüd meie see küsimus või see eelmine artikkel, mis selles konventsioonis on toodud, on öeldud, et need kõik niisugused küsimused nagu naiste ja meeste võrdõiguslikkuse ja soorollide ja vastastikuse austuse ja inimõiguste küsimused peaksid olema tegelikult kõikide tasandite õppekavades, kõigil hariduse tasanditel, alates alusharidusest kuni siis kõrghariduseni välja. Ja ma pean ütlema kurvastusega, et kogu selle oma suure töö jooksul leidsime mõningaid üksikuid viiteid võrdsele kohtlemisele või sõna võrdõiguslikkus või mingi alusväärtus, sooline võrdõiguslikkus, aga üheski õppeaines päriselt neid teemasid ei käsitletud. Kui ma nüüd keskendusin edasi siis nendele erialadele, mis valmistavad ette meil neid ametnikke, kes põhiõiguste kaitsmisega tegelevad, siis konventsioon kohustab riike, et selles koolituses oleks sees kindlasti teemad soolisest ebavõrdsusest ja soolisest võrdsusest, ohvrite vajadustest ja õigustest ja kõige rohkem pöörata tähelepanu sellele, et ükski ametnik või ükski spetsialist, kes tegeleb ohvriga, ei ohvristaks teda teist korda, et ei diskrimineeriks teda uuesti, et ei halvendaks tema emotsionaalset enesetunnet või muud seesugust. Ja sellepärast on siis ka väga pööratud tähelepanu sellele soolisele aspektile, sellepärast et kõigis ühiskondades me elame mingite stereotüüpide kütkes, meil on mingisugused tavad ja kombed, mida me peame normaalseks, kuidas keegi käitub ja meil on tihti keeleliselt omaks võetud see, et naiste jutt on nagu vähem väärtuslik kui ikka mehe jutt. Et niisugused see, et kuidas me konstrueerida võime või kedagi diskrimineerida võime, see võib olla meie eelarvamustest tingitud ja mida me alati ei tunnista eelarvamustena. Et sellepärast tuleb nagu aru saada, et mis see soolisus seal tähendab. Ma võin kurvastusega öelda, et mõnes õppeaines on öeldud, et sooline vägivald või soopõhine vägivald tähendab seda, et vägivallatseja ja vägivalla ohver on eri soost bioloogilisest. Aga see ei ole piisav
arusaamaga piisav seletus, nii et me peaks vaatama, mis need soorollid on, miks me arvame, et poistele võib lubada niisugust vähe vägivaldsemat käitumist, et see oleks neil nagu veres ja muud seesugust. Nii et sellepärast on rõhutatud hästi palju seda soo aspekti. See pole mitte niivõrd selleks, et ainult selleks, et kui sooline vägivald või vähendada naiste vastast vägivalda, et siis on ka sooline võrdõiguslikkuse olukord parem. Et need on omavahel kahtlemata seotud. Ja need soovitused on olnud kehtivad juba aastast 2012. Ja nüüd see Istanbuli konventsiooni artikkel 15 ütleb põhimõtteliselt kolme asja. Esimeses punktis öeldakse seda, et tuleb tõsta spetsialistide teadlikkust ja pange tähele, kahest natuke erinevast asjast või erinevat aspekti on mainitud. On naistevastast vägivalda ja on mainitud koduvägivalda ehk perevägivalda või selle jaoks on meil miljon sõna eesti keeles juba. Ja teine on see, et tuleb muuta spetsialistide maailmavaadet ja käitumist ohvrite suhtes. No siin ei ole mõeldud mitte poliitilist maailmavaadet, vaid seda, et kuidas me asju näeme, kas me näeme ühiskonnas mingeid muid protsesse ka või käsitleme ainult kõiki vaba indiviidi vahelise küsimusena. Ja nende kahe niisuguse koolituse eesmärgiks on siis see, et see ohvritele pakutav toetus ja oleks olemuslikult väga täpne, õige ja kvaliteetne. Selle teine punkt räägib aga sellest, et kõikide koolituste korraldamisel peab lähenema väga terviklikult. Ükskõik, kas tegemist on siis ennetamisega või selle vastu võitlemisega. Ja et koolitus peab sisaldama küsimusi ka sellest, kuidas on koordineeritud ametkondade vaheline koostöö. Ja et kuidas tuleb teiste ametnikega siis koos töötada. See tähendab ka seda, et mingisugused teadmised iga teise ametkonna põhiasjadest peaks olema ka kõikidel teistel ametkondade esindajatel. Ja kuna nende naistevastase vägivalla abistajate koolitamisega ja on tegelikult hästi pikka aega, siis nüüd on jõutud, kui algselt öeldi, et piisab täiendkoolitusest, teeme paar tundi, räägime ära, mis see on ja siis on kohe kõik selge, siis nüüd on jõutud kui mitme aasta jooksul, 93. vähemalt, eks. Enam kui paarikümne aasta jooksul järeldusele, et ei piisa ainult mingist lühikesest täiendkoolitusest, et peab olema kindlasti esmase väljaõppe käigus siis selles institutsioonis või koolis, kus see kutse omandatakse, räägitud niisugused laiapõhjaliselt ja mitmekülgselt, milles on probleem ja milles see väljendub ja mis seda teha tuleb. Ja täiendkoolituste käigus siis ehk siis ka niimoodi töökohal koolituse käigus või praktikate käigus peaksid kujunema väga spetsiifilised teadmised. Nii et niisuguses ühtses tuumikõppes peaks olema teada, mida see vägivald tähendab, missuguseid sõnu selle kohta kasutatakse ja miks sellest vastutusest kõrvale hoitakse, kuidas seda toetab üldine arusaam ühiskonnas, kes meil vastutab peresuhete eest ja loomulikult siis ka niisugune sotsiaalsed aspektid, et mis see kõik ühiskonnale maksma läheb. Aru saada, et see ei ole ainult kahe inimese vaheline suhteküsimus. Ja loomulikult on erinevatel vägivalla ohvrite gruppidel erinevad vajadused, mida tuleb ka siis silmas pidada. Ja spetsiifiliste koolituste ülesandeks on siis ära rääkida, mis on ühe või teise spetsialisti roll, missugused teadmised tal peavad olema, millised oskused ja mida peaks ta siis vägivalla ennetamisel ja juhtumitega tegelemisel täitma. Pööran tähelepanu sellele, et kõikide kordade puhul on alati räägitud ka vägivalla ennetamisest, nii et ei ole nii, et me ootame ära ja siis hakkame tegelema, vaid tuleb teada, et mida enne teha, et ei juhtuks. Ja rahvusvaheliselt on siis meil hästi palju paika pandud neid niisuguseid standardnõudmisi erinevate ametkondade esindajate jaoks ja üldiselt siis juristide, arstide, meditsiinitöötajate, politseinike, õpetajate üldpädevuseks peetakse siis sedasama põhjuste mõistmist, miks meil on niisugune vägivald, miks see on kõikides riikides nii levinud, millest see on tulnud, millised ajaloolised, kultuurilised põhjused on olnud. Teiseks see, et kuidas ohvritega või vägivallatsejatega praktiliselt käituda, mida tuleb silmas pidada ja missugused siis on need erialased teadmised, mida peab teadma
politsei, mida meditsiinitöötaja ja kahtlemata peab olema see kuidagi sätestatud ka kutse-eetikas ära. Ma arvan, et ma ei hakka seda pikka tabelit siin niimoodi üles lugema, aga näiteks on niimoodi esmased põhipädevused üles loetletud siis tervishoiutöötajate puhul, kes peavad tundma ära ohvri, oskama teda aidata, aga mitte mingil juhul hakkama tegelema mingisuguse nõustamise või kohtumõistmise või muu küsimusega. Sotsiaaltöötajad ja nõustajad loomulikult ei saa anda päris meditsiinilist abi või käituda politseinikena. Õpetajad, pedagoogid peavad siis oskama käsitleda seda teemat koolis ja rääkima lastega. Juristid loomulikult peavad teadma kõiki õigusküsimusi ja oskama neid seletada ja politseinikud siis peaksid väga konkreetselt teadma, et kuidas sekkuda sellesse vägivalda, mis on esmased õigusnormid ja kuidas ohvrid turvalisust tagada. Nii et et see on niisugune multifunktsionaalne lähenemine ja loomulikult, kui me tahaksime, et meie konventsiooni täitmine oleks väga täpne, selle artikkel 15 osa, siis me peaksime mingi sellise pildi saama, mida siis kõik need erispetsialistide koolitajad nagu teaksid. Mina vaatasin läbi, mis toimub Eesti kõrgkoolides. Tartu Ülikool koolitab meil juriste, arste, sotsiaaltöötajaid, õpetajaid. Tallinna Ülikool koolitab juriste, sotsiaaltöötajaid, õpetajaid, Sisekaitseakadeemia politseinikke ja meditsiiniõed tulevad meil siis põhiliselt Tallinna ja Tartu tervishoiu kõrgkoolidest. Nii kurb, kui see ka ei ole, siis õpetajakoolituses ei leidnud ma niisugust perevägivalla teemalist ainekursust 2 aastat tagasi. Ma ei tea, kas praegu on, aga siis küll ei olnud üheski, ei õpiväljundis ega kusagil. Ja kui nüüd vaadata, et mis siis on, midagi ikkagi on ja midagi on tunduvalt rohkem, kui see ilmselt oli kuskil 10 aastat tagasi. Et juristid saavad sellel õppeaastal esimest korda niisugust ainet, nagu on lähisuhte vägivald tänapäevases õigusruumis. See on 4 ainepunkti, 4 korrutage siis 26 tunniga, siis te saate umbes selle mahutundides kätte. Ja selles on esimest korda viidatud ka otse ja sõnaselgelt Istanbuli konventsioonile. Nii et räägitakse muidugi õiguspraktikute poolt neid teemasid, seal ei ole veel konkreetselt niisugust ühte professorit või õppejõudu. Nii et seal on mitu õppejõudu, kes seda ainet annavad. Aga nagu te näete, et siis on toodud siin välja, et uudne suhtumine naistevastase vägivalla probleemi. Politseinikud on Sisekaitseakadeemia on siis nagu kõige kaugemale jõudnud, sest seal on praegu 3 niisugust ainekursust. Üks on politseitöö alaealistega ja lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamine. See on kohustuslik korrakaitse politseinikele. Teine on lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamine, mis on siis juba kitsama suunitlusega ja natukene väiksema mahuga. Ja see on ka korrakaitse politseinikele. Ja vaba ainena pakutakse inglise keeles niisugust kursust nagu lähisuhtevägivald ja tänapäevane ühiskond, 3 ainepunkti. Lisaks siis nendele konkreetsetele ainetele on neid küsimusi, kuidas käituda perevägivalla juhtumite puhul lülitatud tervesse reasse ja muudesse õppeainetesse, et mida teha patrullimise ajal, kui juhtub vägivald või kuidas väljakutseid teenindada ja noorsoopolitsei küsimused. Nii et teda on üksikute alateemadena juba integreeritud kõikidesse muudesse ainetesse ka. Selles mõttes on Politseiakadeemia nagu kaugele jõudnud. Nad on koostööd teinud Euroopa politsei institutsioonidega ja minu meelest nagu väga tervitatav on see, et eelmisest aastast on välja töötatud koos tervishoiu kõrgkooliga niisugune ühine õppeaine, see lähisuhtevägivaldi juhtumite lahendamine, kus siis nii meedikud kui tulevased meedikud kui tulevased politseinikud juba saavad probleemipõhiselt läheneda nendele küsimustele, et mida teha, kui on niisugune asi juhtunud või mingi teistmoodi asi juhtunud. Ja nad pakuvad seda ka välistudengitele inglise keeles. Seal on ka mitu õppejõudu. Nii, nüüd kui õdedest ja ämmaemandatest rääkida, siis
seal oli pikka aega niisugune kursus, nüüd siis ligi 5 aastat, mille pealkiri oli lähisuhtevägivald. See oli valikaine ja mida siis valisid erinevate õendusalade inimesed. Ja nüüd on siis loodud see ämmaemanduse õppetoolis see ühisõppeaine selle politseinikega. Tartu Tervishoiu kõrgkoolis seevastu ei ole niisugust ainet, küll loetakse seal aga sissejuhatus soouuringutesse, mida loeb Anna-Liina Uusmaa. Nii et, ja seda saavad kõik, aga pereõenduse moodulis on siis paar teemat, mis puudutavad niisugust vägivalla teemat või naistevastase vägivalla teemat, nii et nad kokku saavad kuskil 8 akadeemilist tundi ja 1 nendest või 2 tundi nendest on pühendatud eakate vastu suunatud vägivallale. Küll aga pakub Tartu Tervishoiu kõrgkool tasulist täiendkoolitust 8 tunni jooksul ja maksumus on 50 €. Kui nüüd vaadata arste, siis neil on teatavasti väga keeruline õppimise süsteem. Et kõigepealt nad saavad oma teoreetilised teadmised ja siis nad hakkavad jagunema residentuuri, nii et see võtab aega 12 aastat. Aga alates 2012. aastast on siis Tartu sünnitusabi ja günekoloogia residentidele võimalik e-õppe kaudu osaleda niisugusel kursusel nagu lähisuhtevägivald ja tervis. Ja samuti antakse siis 3. aasta peremeditsiini residentidele ehk siis need, kellest saavad perearstid, teadmisi lähisuhtevägivalla ennetamisest. Nii, sotsiaaltöötajad kohe lõpetan. Sotsiaaltöötajaid koolitatakse nii Tallinna Ülikoolis kui Tartu Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis on siis Ühiskonnateaduste Instituudis niisugune kursus nagu sooline vägivald, mis on valikaineks üliõpilastele, kes omandavad sotsioloogia, sotsiaalpoliitika või sotsiaaltöö alast kutset. Ja see on niisugune ka selle konventsiooniga väga kokku käiv, sest seal räägitakse just soopõhisest või soolisest vägivallast. Ja see on niisugune valikaine, mida võivad valida ka teised inimesed ülikoolis, aga mul ei ole andmeid, palju seal on. Pakuvad nad ka niisugust tellimuskoolitust, mille pealkiri on perevägivalla äratundmine ja sellega tegelemine sotsiaaltöös. See on üks ainepunkt ehk siis 26 tundi ja pakutakse siis juba töötavatele sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatele või õpetajatele, lasteõpetajatele või isegi raamatukogu hoidjatele. Ja Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituut on nüüd õige mitu aastat lugenud sotsiaaltöö magistriõppes niisugust ainet nagu sooline vägivald ja ohvriabi. Ja neil on vaikivas olekus õppekavades kirjas ka soopõhine vägivald, ennetus ja sekkumine, mis on natuke väiksemas ainemahus. Aga seal ei ole praegu õppejõude ja ma ei tea, millal see käivitub. Nii et kui nüüd Eesti olukorda vaadata, siis ei olegi asi ju nii päris hull. Ei saa öelda, et mitte kuskil ei ole, mitte midagi ei ole. Ja kui vaadata seda, et kuidas siis Euroopas 46 riigis on asjad arenenud, siis ongi niimoodi, et kõige rohkem koolitatakse politseinikke või kõige tähtsamaks peetakse. Edasi on juristid, kus Eesti on nagu tagapool ja kohtunikud ja sotsiaaltöötajad on siis ja kooliõpetajad, aga Eesti jääb nende kooliõpetajate poolt päris kaugele. Nii et tervishoiuspetsialistidele õpetajatele antakse ka mujal Euroopa riikides pigem niisuguseid täienduskoolitusi või töökohal. Ja kui 2013 tehti seda analüüsi, siis tuli välja, et Eesti kuulub Taani ja Soome ja Lätiga sinna nende riikide hulka, kus ei olnud veel sotsiaaltöötajatel regulaarset koolitust ja praegu nagu juba on. Ja kui tulla kitsamalt ainult Euroopa Liidu liikmesriikide juurde, siis näete, politseinikud saavad 100% kõigis liikmesriikidest mingit koolitust vägivallast. Nii et kui nüüd mõelda, mida teha ja kuidas seda saaks rohkem viia, integreerida nendesse väljaõpetesse, et siis üks võimalus on hakata tegelema kutsestandarditega, kus oleksid selgesõnalised pädevused määratletud, sest kutsestandardi järgi koostavad kutse- ja kõrgkoolid oma õppekavu. Teine võimalus on muidugi kindlasti väga täiendada või oleks vaja täiendada niisuguseid kutse- ja eriala eetikakoodekseid, kus oleks sõnaselgelt see teisese viktimiseerimise säte nagu sees ja ära seletatud.
ja kolmas võimalus on muidugi, kui on võimalik, kus on riiklikud õppekavad, mis kuuluvad siis kas haridusministeeriumi alla või mõne teise ministeeriumi alla, et siis tuleks see teema lülitada sinna riiklikesse õppekavadesse. Ja kõrgkoolid kahtlemata võivad valida erinevaid mudeleid, nii on ka kõikides muudes Euroopa kõrgkoolides, kas töötada välja üksikuid kursuseid, minna nende kursustega väga spetsiifiliseks või integreerida siis neid kõikidesse ainekursustesse. Mina leian muidugi idealistina, et õige oleks nii, kui oleks mingisugused üldised ja süvenemist ja spetsialiseerumist võimaldavad ja ikka igas ainekursuseks pea ikka kõva häälega välja ütlema selle, et on niisugune probleem või teema. Ja see ei ole nüüd minu mõte, vaid on öeldud, et ükskõik kus kohal missugune strateegiline suund valida, et siis kahtlemata tuleb kaasata kõiki neid praktikuid, kes on tegelenud, kes tegelevad, kes on kokku puutunud erinevate probleemidega, sest meil on küll uuritud väga palju vägivalla levikut ja põhjusi ja ohvrite probleeme, aga meil ei ole väga laiu uuringuid selle kohta, et mida siis nende vägivalla ohvritega või vägivallatsejatega tegelevad spetsialistid on kohanud. Nii et selles mõttes on siis, ma arvan, et ENÜ ja varjupaikade töötajate ressurss nagu hästi oluline. Ja loomulikult, kui riigi tasandile jõuda, siis võiks helistada kellasid, et me peaks välja kuulutama selliseid grante, mis tegeleksid siis naistevastase vägivallaga ja perevägivallaga. Sest kui akadeemiline kogukond hakkab ühe või teise teemaga tegelema, siis ta ilmselgelt võtab ka palju kergemini omaks selle, et ta hakkab seda tudengitele edasi rääkima. Ja kui on teaduspublikatsioone, siis hakkavad õppejõud ka ise julgemini sellega tegelema. Nii et jõudu ja nutikust teile. Aitäh! Mida Ülle rääkis siin meie kõrgkoolidest. Kui me alustasime oma naiste tugikeskuste või siis naiste varjupaikade loomist aastal 2002 või siis juba 2005 Tallinna naiste kriisikodu, mul on väga hea meel, et Ülle on ka täna meie hulgas siin ja siis ei olnud meil kusagilt võtta selliseid akadeemilisi persoone, kes oleksid olnud võimelised rääkima naistevastase vägivalla teemal. Nii et meie pidime, ma räägin nüüd meie naiste tugikeskuste loojate poolt, pidime võtma ja otsima seda teadmist teistest riikidest ja eelkõige WAVE-ist, Women Against Violence Europe ja teiste riikide naiste varjupaikadest, kes olid siis väga abivalmilt tulemas meid koolitama. Ja olemegi siin aastast 2006 kuni 2016 on meil selline arvestus, et me oleme kokku Eesti Naisteühenduste ümarlaua ja Eesti Naiste Varjupaikade Liidu poolt korraldanud üle 1000 tunni täiendkoolitusi, seda siis spetsiifiliselt nendele inimestele, kes hakkasid tööle naiste tugikeskustes. Sest ma ütlen veel kord, et sel ajal ei olnud meil kõrgkoolide poolt nagu oma riigis alguses kusagilt tuge leida. Ja tegelikult on meie käsi mängus ka natuke selles, et need kõrgkoolikursused on saanud käima ja Kadri loeb meil seda sama Tartu Ülikooli soolise vägivalla kursust ja meil on siin kaks lektorit ka kohal täna, kes, et just me pidasimegi väga tähtsaks seda, et kui seda kursust sai loodud koos, et oleksid ka praktikud kaasatud. Ja kui me siin võtsime läinud aasta lõpus kokku selle ja andsime materjalid seoses ohvriabiseaduse jõustamisega Sotsiaalministeeriumile, siis tuli välja, et vähemalt 40-tunnises mahus on neid koolitusi läbinud üle 100 inimese. Väiksemas mahus on hulga rohkem. Ja esialgu oli meie baaskoolituse maht 36 kontakttundi, mis oligi tõesti selline miinimum, et lubada
see inimene, kes ei olnud eelnevaid spetsiifilisi teadmisi saanud selle vägivalla ohvri juurde, aga edasi me siis tõstsime seda absoluutset miinimumi 48 kontakttunnini, selleni lisandub, mis lähevad ainepunktide alla. Ja praegu nüüd eelmise aasta lõpuks olime me jõudnud sellise koolituseni, et 2 esimest päeva käsitlesid naistevastase vägivalla erinevaid teoreetilisi aspekte ja eelkõige just seda arusaamist selle vägivalla soolisest olemusest. Ja 2 päeva olid pühendatud spetsiifiliselt arusaamale ohvri psühholoogiast, et kuidas ikkagi konkreetselt selle vägivalda kogenud inimesega toime tulla, hakkama saada ja teda aidata, sest see on raske ja seda on vaja teada ka eelkõige selleks, et abistajat ennast hoida, et ta ei satuks frustratsiooni, sest on tegemist väga spetsiifilise sihtgrupiga ja eraldi päevad olid pühendatud ka tsiviil- ja kriminaalõigusele. Ja meie kriteerium on olnud algusest peale, et koolitajaks peavad olema nii sügavate teoreetiliste teadmistega, aga eelkõige just selle konkreetse sihtgrupiga igapäevaselt töötavad inimesed, kellel on selles ka mõne aasta pikkune vähemalt kogemus. Ja saan küll öelda, et kõigi naiste varjupaikade liitu kuuluvate tugikeskuste töötajad enne, kui neid lubati ohvrite juurde, olid need baaskoolituse läbinud ja siis loomulikult läks see koolitus edasi mentorite käe all, vanemate kolleegide käe all, et saavutada see oskus ja vilumus ja mitte seda abivajajat taas ohvristada. Sellega seoses ongi nüüd väikesed mured, aga ma arvan, et me võime sellest rääkida hiljem, et kuidas lähevad need koolitused nüüd edasi.